Tere! Täna tervitan sind jällegi Autokirurgia Kliiniku nimel, aga täna on meil jälle selline väikene auto review. Ja täna on siin üks auto, mis ei ole enam minu jaoks või meie asutuse jaoks väga tavaline. See on A6 C6 ja see on tegelikult nii piisavalt äge ja eriline masin, et ta ikkagi nii-öelda ekraanile mahtus. Miks ta on eriline ja miks ma tast üldse rääkida tahan, on see, et alustuseks on siin kapoti all päris mootor. Mis asi on päris mootor? V8 otse loomulikult. Siin on 4,2 FSI V8 257 kilovatti ja see on päris äge tükk mootorit. V8 vabalt hingav ja mootor, mis tunneb ennast mugavalt 7000 pöörde juures. Sa ei pea seda iga päev kasutama, aga see annab väga-väga mõnusa feelingu. Ja mis on tema juures veel erilist, on see, et ta on eksklusiivmudel. Ehk siis seda värvi, mida on täiesti võimatu pildistada või filmida, sest et täpselt nii, kuidas päike oma pilve vahele ennast peidab, nii selle auto värv ka muutub ja ma usun, et seda on isegi praegu näha. See on aeg-ajalt kuldne, aeg-ajalt hõbedane, pigem kuldne. Ja varustustase, mida sellele autole külge pandi, on lihtsalt ebareaalne. Näiteks soft close uksed, nagu tegelikult ka vanal A6-l, soft close uksed, LED-päevatuled, Xenon esituled, kurvitule funktsiooniga, topeltklaasid, kahevärviline nahast salong, ehk siis istmed on kahe värviga, armatuur on nahaga kaetud, ukse polster on nahaga kaetud, pikivahehoidikud, you name it, siin on kõik asjad küljes, mis teeb selle nagu natukene isegi uskumatuks, arvestades nagu aastakäiku ja kõike. Aga need on kõik tilulilud, aga ometi on selles autos olemas ka see miski, see salapärane miski tegur ja otse loomulikult see miskine tegur on seotud selle mootoriga ja selle auto salongi tegelikult tänases plaanis isegi ma ütleks lihtsusega. Et otse loomulikult sel hetkel, kui see auto nägi esimest korda ilmavalgust, see oli tehnoloogia absoluutne röögatus. Pikivahehoidik näiteks sellisel autol, see on isegi täna suhteliselt haruldane tükk lisavarustust, rääkimata 2010 aastast, et see oli kosmos, sõna otseses mõttes. Aga on selle autoga ikkagi selline rõõm, et temaga sõita on nagu päris autoga sõita. Jah, siin on elektroonilised abimehed, aga nad ei ole nii vastikult esile tungivad. See auto ikkagi lubab sul sõita. Näiteks on siit puudu varustustasemest üks mega tüütu ja tegelikult ka mootori tervisele üsna kahjulik moment ja see on start-stop süsteem. Siin on selles mõttes kõik on lihtne, kõik on toores. Käima, sõida, jõudsid kohale, seisma. Lihtne, mitte mingisugust lisatilulilu ei ole. Ja sõit on väga-väga meeldiv, sest et sul on 4,2 V8, millel ei ole mingisuguseid turbosid, kompressoreid, mitte mingisugust traalivaalit siin ei ole. Siin on toores, puhas mootor, mis tähendab seda, et sul ei ole vaja oodata seda magusad hetkepööretes, millal ta läheb. Jah, turboga ta oleks tunduvalt võimsam, aga ta on väga-väga mõnusa, sujuva olemisega. Ükskõik, mis kiirusel sa sõidad, väikene gaasivajutus ja sa tunned, kuidas auto väga jõuliselt ja väga kindlalt võtab hoogu juurde. Ja ega 0-100 aeg on ka siin 6 sekundi mäng, et ega ta nüüd selles mõttes mingisugune jalgratas ei ole, vaatamata sellele, et tal ei ole turbot. Ja tegelikult on see pluss, et tal seda ei ole. Jah, lõppvõimsus kahaneb, aga sõidetavus, vastupidavus, see kõik on selle arvelt parem. Ja see mootor on selline veel viimaseid nii-öelda vanakooli mootoreid. Jah, tal on küll otse sissepritse koos oma moodsate hädadega. See muideks on puhastatud, see sisselase, see oli pehmelt öeldes õudne, aga õnneks see oli. On see pill pandud veerema meil 20 tollistel ratastel, mis teeb selle sõidu natukene konkreetsemaks. Aga väga hullu pole, sest et tal on õhkvedrustus, nii et selle pehmuse eest hoolitsetakse teiselt poolt. Et süke konkreetne, aga mitte liiga jäik, täpselt sükene ideaalne tasakaal on leitud vedrustusse. Ja
endiselt ma ei saa üle sellest V8-st, V8-l on üks kaart ju veel näpus ja see on loomulikult hääl. Ja hääl on väga oluline osa emotsioonist, mis autoga sõites tekib. Miks muidu tänastel autodel, millel on isegi üsna viisakas dünaamika, aga tegelikult mootorid on, no kuidas ma ennast nüüd väljendan? Mootorid oma olemuselt jäävad oma võimsusele alla, jah, ütleme siis nii, siis on ju kasutusel väga palju igasuguseid summutisse paigaldatud kõlareid, ka salongi paigaldatud lisakõlareid, et anda juhile seda feelingut ja seda emotsiooni, mis tuleb just sellest võimsast mootorist. Siin ühtegi kõlarit ei ole, siin hääl tuleb päriselt plahvatavatest dinosaurustest mootoriruumis, käib see tulekahju 8 augus korraga, kõik on päriselt, kõik on toores ja kõik on mõnus. Võiksingi kiitma jääda. Aga lähme sõidame selle autoga ja vaatame, mis emotsiooni me sõites saame siia kaasa pakkida. Lähme siis teeme väikese sõidu. Paneme selle masina siis nupust käima. Ja V8 ärkas. Nii lihtne oligi. Tõmbame käigukangi rahulikult drive asendisse. Drive Selectist valime asendi komfort, see ongi vaikimisi juba kogu aeg sisse lülitatud ja ega muud midagi, kui lihtsalt laseme autol teha oma asja, lülitame kliimaseadme natukene vaiksema peale, et ta meil siin liigseid kahineid ei tekitaks. Ja üritame siis aru saada sellest sõidu emotsioonist siis sellise tänaseks küll natukene vanema autoga, aga tegelikult ühe väga meeldiva autoga. Et C6-ga on üldse keeruline lugu. Ma mäletan väga hästi, kui C6-d välja tulid. Need autod olid täielikud sensatsioonid. See oli täiesti uus tase Audi, ütleme siis, mudelivalikus, uus tase kvaliteedis, uued põnevad mootorid, lõppude lõpuks toimivad automaatkäigukastid, sest et noh, olgem ausad, C5 automaatkast on kuidas nüüd viisakalt öeldagi, see on lihtsalt üks käikudega kast, kuhu käikude vahele mahuks veel üks käigukast ja ega ta koos ka eriti ei püsi. Siin on juba hoopis teised jutud, need käigukastid kannatavad normaalselt väänet, need käigukastid on ajastut arvestades ka suhteliselt nobedad ning need käigukastid ei raiska just liigselt kütust, nagu mõningad vanemad käigukastid, mis lihtsalt muutsid mootori jõu müraks ja kütuse kuluks. See asi päriselt sõidab. Aga jah, C6 kahjuks tänaseks enamust C6-i on üsnagi kühvlid, olgem ausad. Aga mul oli selline mõte, et võtaks ühe hästi korraliku C6, sest et kui C6-d olid värsked, ma väga ihusin neile hammast, aga siis hinnasilt oli nii kange, et mõtteks ta jäi. Ja noh, olgem ausad, 3.0 TDI, millel on tahmafilter välja lõigatud ja õlilekked on sellised, et sõber peab pidevalt Passatiga järgi sõitma õlikann kanistris, noh, see nagu väga ei paku pinget. Ma ei ütle, et 3.0 TDI oleks halb mootor, kaugeltki mitte, aga kahjuks on tänaseks enamus neist meeletute läbisõitude ja kehvade hoolduste tulemusel jõudnud sellisesse seisu, et nendega ei ole enam midagi peale hakata. Ning siis tuli mõte hoopistükkis võtta üks selline korralik masin, sest tegelikult C6-ga sõita on väga-väga hea. Ja, see on mu abikaasa auto, muideks. Ja kui sa tahad, et sinu auto saaks ka mõnele meie filmile, siis võta meiega ühendust, kui see on väljapaistev, natuke teistmoodi põnevam auto. Teeme teoks, minugi poolest, mõte on ju äge. Aga tegelikult see sõiduelamus C6-ga on väga-väga kihvt. Ta on piisavalt kaasaegne, aga samal ajal on siin ikkagi sükene tänaseks juba old schooli lõhn sees.
et kui C6 oli aktuaalne mudel, no mingist old school'ist rääkida polnud, see oli ju tehnoloogia ikkagi ülemine tase. Tänaseks on siin natuke sükest vanakooli mekki, et ei ole mul liiga palju ekraane, mul ei ole mingit puutepaneele, ma pean selle autoga ise sõitma. Jah, mul on piki vaheassistent ja mul on isegi pime nurgahoiatussüsteem, aga need on kõik ühe klõpsuga välja lülitatavad ja nad ei trügi esile. Kui ma tahan autos salongi muuta jahedamaks või soemaks, ma pean füüsiliselt oma 2 näpuga keerama nuppu. Mul ei ole mingisugust iPadi siin keskel, mille peal näpuga libistades ma hoopistükkis helistan oma sekretärile, mitte ei muuda autos temperatuurist, kui ma üritan seda teha ilma sinna vaatamata. Ma leian, et füüsiline nupp on palju parem. Aga samal ajal see old school'iks, kui sa istud siin autos sees ja natukene vaatad siin ringi ja sa näed, et sul on õmmeldud servaga nahast, õmmeldud servaga armatuur, sul on sükene huvitav rool, mis on osaliselt puu, osaliselt nahk ja see on soojendusega loomulikult. Sul on heledad istmed, mis nõuavad hoolt tõepoolest, aga no neid on lihtsalt nii kena vaadata. Ja see kõik kokku tekitab nagu sükse päris mõnusa olemise ja eriti äge on muidugi veel selle auto värv. See ei ole standardkataloogi värv, see on tellitud Audi Exclusive sarjast. Täitsa tahaks näha seda meest, kes selle auto kunagi Saksas uuest peast tellis, aga no, mis seal ikka. Või pigem on huvitav, et mis ta omale asemele ostis, kui ta selle ära andis. Ja see värv on nii põnev, et tõesti, no igas erinevas valguses on see värv isemoodi. Ja see kõik teeb selle auto natukene erilisemaks ja veel muidugi see mootor, see meeldiv hääl, mida see mootor pakub ja see nii sundimatult muretu minek, mis lihtsalt läheb. Ja samal ajal, kui on tahtmine natukene nagu actionit teha, siis loomulikult saab ka seda teha. No nii. $7000 pööret käiguvahetus ja 100. Mulle küll meeldis. Aga loomulikult, kui me räägime suurest bensiinimootorist ja natukene vanema põlvkonna masinast, siis on meil toas üks elevant. Ja see elevant on kütusekulu. Millegi pärast on arvamus, et suure mootoriga auto tekitab väga suure arve kütusele. Ja see võib nii olla, aga tegelikult on asi sõidustiilis. Kui seda 0-100 teha maksimaalsel võimsusel iga päev ja hommikust õhtuni, siis tõepoolest kütust kulub ojadena. Aga kui selle autoga sõite nii nagu päriselt autodega sõidetakse linnas, kus sul on ikkagi tihe liiklus, kus ei ole suuri kiiruseid ja kui sa natukene nagu selle pedaaliga viisakalt ümber käid, siis sa üllatud, kui vähe tegelikult see auto kütust võtab. Ja siin on sükene väikene nagu füüsika teema vahel. Kuna see mootor on suur ja ta on võimas, siis tal seda autot vedada, C6 peal me võime leida ka 2-liitrise bensiinimootori ja ka 2 diisli, mis peaks olema keelatud minu arvates. Aga kui me võtame selle 2-liitrise mootori ja vaatame tema kütusekulu, mis jah, paberite järgi on seal vist mingisuguse 10 lähedal, aga päris maailmas ikkagi pigem seal 12 juures, siis 2 korda suurem mootor ei võta 2 korda rohkem kütust. Selle masina reaalne kütusekulu jääb sinna kusagil 14-15 liitri juurde linnas. Maanteel põriseb see gramm alla 9. Nii et tegelikult see vahe ei ole nii crazy suur. Ja otse loomulikult selle vahe kompenseerib tagasi selle auto muretu käitumine. Sa ei pea teda pööretega piinama ega sundima. Ta sõna otseses mõttes tahab ise minna ja see teeb selle sõidu väga nauditavaks. Ning ilmselgelt, kui me räägime V8-st ja kui juttu tuleb kütusekulust, siis oled sa tulnud valesse kohta, et seda rääkima. V8-te juures tegelikult ei räägita sellest.
et see on rohkem niisugust ökokate teema. Aga sellegipoolest kütust peavad ju kõik autod tankima, nii et ära võib selle loo mainida, aga ma usun, et on iseenesest mõistetav, et see ei ole säästupill. Kuigi ta ei ürita siit ka vaeseks juua. Ja mis on veel, ütleme, ka pidamise poole pealt selle auto juures väga mõnus, on see, et see ei ole ju enam väga uus auto ning varuosade saadavus on väga laialdane ja kulukraam on siin juba üsna naeruväärse hinnaga võrreldes näiteks C7 või C8 mudelitega. Et tegelikult jumala bueno masin ja kui sa tunned selle masina vastu rohkem mingisugust huvi ja arved, et sul võiks ka selline olla, siis mine vaata, Auto24 on praegu see auto üleval ja see võib saada sinu omaks ainult 4-kohalise summa eest. Selline diil ja loomulikult nagu kord ja kohus on seal autol ees uued esituled, kõik hooldused on meie juures tehtud, sest esituledega on mul omal mingi isiklik teema. See on juba üsna mitmes Audi järjest, mis saab mu käest uued esituled, sest et 10 aastat on ikkagi selline aeg, mis selle esitule plastiku ära hävitab ja igasugustesse poleerimistesse mul väga usku pole. Sa võid selle välise klaasi ju viisakaks teha, aga kui ikkagi laterne sisu on põlenud, siis valgust sealt enam ei tule. Ja see väide, et Audi tuled ei näita, nendele meestele on mul öelda ainult nii palju, et tehke oma autodel tuled korda. Mina panin siia uued tuled ette ja pagan, see auto näitab seinast läbi. See on ebareaalne, kui hea valgus oli juba tollel ajal tegelikult olemas. Loomulikult ärme hakka võrdlema teda tänaste mingisuguste LED-ide või laseritega, aga see hetk, kui see auto esimest korda poest tänavale veeres, siis ei jäänud küll kellegil puudu seda valgust. Vot, selline lugu siis sellise autoga, et lihtsa kiire kokkuvõttena siis ütleme nii, et veidi vanem, aga väga eriline ja väga mõnus masin. Vot nii. Seniks kuniks aga jälle aitäh sulle, et leidsid aega selle video läbi vaadata. Mul on väga palju materjali arvutis kõva kettal ootamas, aga suvi on lihtsalt crazy aeg meil kõigil ja uusi põnevaid asju lihtsalt ei jõua kogu aeg järjest üles laadida, aga ole mureta, materjali toodame ja küll see lõpuks ka üles jõuab. Seniks kuniks aga aitäh sulle ja näeme peale!